No teeme ruttu, muidu silmad saavad haiget. teeme ruttu, räägime ära. Millest me räägime? Tuleb või? Ha? Jaanika tuleb või? Ma ei tea, kas ta tahab. Mis asja? Siin ei ole valikut. Oota, saab siin panna, saab isegi jah. Add participants. Nii. Sul juba salvestab või? Mul automaatselt salvestab jah, kui panen selle käima. Okei. Nii, vaatan, et ma valet inimest ei pane endale kõnesse siin. Nii. Ma loodan, et mul uimasus kaob ära vast. Mis uimasus sul on? Sõin neid Lutserni idusid veidi. Lutsern? Jah, alfal. Oota, sa said mingisuguseid seemneid või? Said seemneid või? Mis seemneid? Korralikult kasvab neid. Tere, Jaanika. Neid ei saa vist. Tšau jah. Mis tegid? Mina või? Mis tegid? Mina või? Sina jah? Ma ei kuule mitte midagi. Mis te teete? Poes käisin. Ma käisin poes. Jah, ma tõin apelsini ja õunu. Mis ise teed? Ma istun kiiktoolis ja rääkisime Madisega juttu. Üritame midagi teha. Tõsist. Mida tõsist? Ma ei tea. Madis ütles, et kus Jaanika on. Okei. Mul läks vahepeal meelest ära jälle. Ka juhtub, jah? Ja, no mis plaan on siis? Mina vaatan praegu munakeetmise A ja O. Ma vaatan .com secrets. Mis see on? Mingi saladused või? Interneti saladused, jah. Mitte see saladused, mis on selle... Kanal 2. Telekat vaatad või? Ei. Madisel on telekas üldse? Mis sa arvad? Ei ole. Ei ole. Viskasid ammu juba aknast välja, jah? Sellepärast on nii ässidki mu suurest ekraanist. Just on, jah. Ma igatsen. Jah. Ei, ma siin õpin, jah, interneti ja asju. Ma mõtlesin minna edasi oma selle veebilehega. Õpid arvutit kasutama, jah? Jah. See tehnoloogia on päris võimas tänapäeval. On küll. Mõtlen seda, et kui meil on mingi sõnum, siis interneti kaudu on võimalik päris suuri imesid korda saata. Jaa. Nii palju. Saame mõjutada palju, jah. Nii ta on. Seda ma õpin. Ma vaatasin seda videot, mis ma tegin, kus Kadri rääkis ja ta tegi selle oma blogipostituse ja see on ikka väga informatiivne. Seal on mingi 3 erinevat videot ja pluss veel teksti hästi palju ja ma polegi läbi lugenud seda. Vaatasin, jah. Väga asjakohane. Ma ka vaatasin. Ta on hea team member. Huvitav, ta on Skype'is. Huvitav, palju siia saab inimesi panna? 10 tükki äkki. Ja segakoor või? Hakkame koori laulu laulma. Ma olen tenor. Ma olen bassis. Varsti teeme selle Hellase koori proovi siin Skype'is. Jah. Kohal ei lähegi. Jah, tulevik tehnoloogia. Jah. Seal Kaia koolis. Sa käisid seal või? Päris äge oli. Mis seal tehti siis? See oli üsna sisurikas. Kogu aeg olid loengud ja iga loeng oli päris hariv ja inspireeriv andis nagu motivatsiooni juurde. Lahe oli näha, kuidas asi areneb. Et maailm muutub. Nägid seda õppesüsteemi ka seal? Nagu uut või? No kuidas õpetati seal lapsi või lapsi ei olnudki või? No lapsi oli küll, aga niisama ega seal... Ei ole mingis pingis istumist? Demonstreerinud eriti. Räägiti, mis nippe nagu kasutatakse või ma ei tea, mida tehakse. Või milline võiks olla tuleviku haridus. Et elu lähedane. Nii lahe.
ja oligi lahe nagu märgata seda progressi, neid inimesi, kes muudavad maailma. Tavaliselt ise ma ei ole nagu kontaktis olnud sellega, et nende hariduse teemadega, aga tundub, et päris kõva tööd tehakse ikka ja olen pühendunud. Kuidas sa sattusid sinna üldse? Rasmus Facebookis sinna kirja. Seesama, jah. Ma aitasin veebilehti nende. Ja. Siis sain tasuta sisse. Jaanik oli ka see, teine Jaanik. Ta satub jah igale poole. Ja lastega oli jah. Turovski oli seal ja... Kaia kooli juures on see muidugi halb, et see on jube kallis. Ikka see aastamaks ja see on ikka päris jube. Ja siis pluss veel see, et see on aastamaks ja siis kui iga nädal nad kuskil käivad, siis läheb kuskil, ma oskan öelda, nii 8 euri kanti läheb nädal seal ja et seal on tegelikult, käivad välja, siis 3 euri läheb jälle sinna, 4 euri sinna ja siis sööku peab ka ise kaasa andma või siis kui tahad, need koolis söövad, siis on toidukord 2 euri päev lapsele, sul 2 last, 4 euri päev. Et kuus tuleb see tegelikult ikka suht kalliks läheb see. Et see on hästi hea, aga see on hästi kulukas. Lapsed on kallis lõbu. on. Ei, tegelikult aru saada, ega neil on mingid soodustused ka, aga ma vaatan, et ju ei saa ju nii palju toetust riigi poolt. Nad annavad oma parim küll, jah. Loodavad, läheb paremaks. Kindlasti läheb. Jah. Seal oli mitmed kooli esindajad. Waldorfi kool ja kool oli ja üks oli veel, ma ei mäleta. Aga jah, et eile said nagu kõik kokku. Need õpetajad ja erinevad koolide esindajad hakkasid koos mõtlema, arutama. Koostöö käib. Mingi mõttering oli siis või? Igaüks rääkis midagi? Või mismoodi see välja nägi? Alguses olid loengud üksikute inimeste poolt, rääkisid erinevatel teemadel, aga hiljem oli see aruteluring ka nende kooli esindajate vahel ja siis publik sai ka esitada küsimusi, siis nad vastasid. See Turovski oli ka seal, kes loomadest räägib. Loomasõber. Jah, ta rääkis loomaaia pedagoogikast, kuidas loomad õpivad. Päris naljakalt räägib. Ja loomad on naljakad. Olete näinud, kuidas hobune haigutab või? Läheb suu hästi suureks või? Naljakalt. See teeb jah suu hästi suureks. Seal pidevalt tuli see küsimus õhku, et aga kuidas riik saab meid aidata ja nagu mida teha, vaata, kuidas ehitada seda silda riik nende vahel. Aga peamine mõte oligi see, et ei ole mõtet kellegi abi peale, et tegelikult riik ongi rahvas ise. Ja ise lööme selle korra meie lõpuks. Et see kõik algab üksikutest inimestest, kes tulevad kokku ja mõtlevad suurelt, tegutsevad. See ongi, et on vaja kedagi, kes nii-öelda utsitab ja teisel päeval utsitab keegi teine, et kollektiivselt niimoodi kõik töötaks. Näiteks üks päev viitsi mina teha näiteks midagi, teine päev viitsi Madis teha ja et siis teine näpistaks tagumikust teist, et kuule, hakkame midagi tegema. Ja niimoodi see asi töötab. Aga jah, ma arvan, et meil on siuke mõnus visioon. Jaa, väga vahva. Mis meie visioon on? Maailma muuta. Ja iseennast avastada läbi selle. Eeskujuks olla. Ongi minu arust väga tähtis element iseenda peal kõige katsetamine ja kuidas see nagu töötab ja kuulata just inimeste lugusid, mida nemad on proovinud ja mis on töötanud. Ja see tegelikult ongi see, mis nagu töötab. Pole mõtet lugeda mingisuguseid ajakirju või mingisuguseid artikleid kuskilt Delfist. Kõige tähtsam ongi see, mida sa ise tunned
mida sa oled kogenud. Praktika, jah. Jah, praktika ongi oluline. Mitte mingi arstitädi teooria, noh. jah. Sulle jagab õpetusi arst, kes suitsetab ja on ülekaalus. See ongi kõige kahtlasem, jah. Ise ka terve olla. Mida? Nad ise ei tea ka, kuidas terved olla. Mida nad üldse teavad? Kuidas raha teenida? Hullud. Ma arvan, kes teenib, kes mitte. Jah, on ka selliseid, aga ma arvan, nad lihtsalt ei oska paremini teha. Nad oskavad ägedat diagnoos panna. See on samas tekib siuke identiteet, vaata, et autoriteedi mingi staatus, siis see tekitab kuidagi võimsa tunde. Nad on keegi ja siis nad niimoodi saavad bossida. Sama on siis, kui keegi näiteks ütleme laulja, keegi kuulus. Alguses ei ole ta mitte keegi ja siis saab mingisuguse staatuse ja siis nii-öelda kuulsus lööb pähe ja siis ta arvab, et ta on hästi tähtis ja käitub teistega nii-öelda vastavalt, et sina ei ole mitte keegi. Ja, on ju, me näeme ju neid noori, kes kool meditsiini õppima. Nad on nagu täiesti tavalised noored, nagu algul ei ole midagi nii ülbed. Tulema see tarkus sisse ja siis nad usuvad, et teavadki, kuidas maailmas asjad käivad. Jah, lihtsalt kordavad neid raamatuid, mis nad on lugenud ja nii-öelda, mis neile pähe on pandud. Ma võin ka näiteks 20 paksu raamatut ära lugeda ja õppida mingisuguseid asju pähe. Ja siis teada rohkem kui mingisugused arstid, aga see, ma ei tea. Ma tean seda tunnet, see on küll enesekindel tunne, vaata, et nüüd sa tead. Et siis saad teistele seda kuulutada, aga see on kõigest ajutine. Varsti saad aru, et võib-olla ikka asi ei ole nii lihtne. Elu on natukene müstilisem. Keegi ütles huvitavalt, et nii-öelda haiguse ravimine, mis praegu toimub, ongi nagu autol, et mingisugune tuli armatuuril põleb, et ma ei tea, kontrolli õlitaset või midagi. Ja ravimine on sama, et lihtsalt võtad sellelt tulelt nii-öelda juhtme tagant ära, et ei põleks enam. Tegelikult probleem on ikka seal. Ma ei mäleta, kus ma seda lugesin, aga väga huvitav. Me lihtsalt ei näe probleemi, jah. Sellega peidame ennast ära. Eile seal ka oli näha, et muidu on hästi teadlikud inimesed, aga tervise teema on veel nagu üsna algeline, et need alles jõuavad järgi inimestele. Sa mõtled nagu nende välimustes või sellest? Harjumused ka, toitumisharjumused ja nende suhtumine vaata. Mis sa süüa pakuti? Seal oli taimne vegan oli toit küpsetatud, kui valgurikas kipuvad olema. Et ikka valku saada kätte ja tekitada seda raskema kõhutunde, et see teeb vaata raskemine, et püsib kaua. Jah, eks need on need harjumused. Ja eks inimesed vaata kombivad teatud nii-öelda valdkondi ja toitumiseni võib-olla nad ei ole jõudnud. Jah, eks ma täitsa mõistan, jällegi kõik on aru saada. Sest ega meil on samamoodi ju. Ma võin enda näitena tuua, et kunagi ma alustasin, siis oli see, et kuidas ma nagu mõtlen, kuidas nagu mured põhjustavad probleeme minu kehas. Siis tulid juba mingisugused nii-öelda seadused, et kuidas me ise tõmbame oma elusse asju. Siis tulid mingid finantsteemad ja kuidas nagu raha teenida ja kõik nagu läks niimoodi järjest. Ja lõpuks oligi, et igast asjad tulid ja järjest rohkem asjadest ma huvitusin. Nüüd ongi, et väga paljudest asjadest ma suudan nagu rääkida. Su maailm hakkas nagu tasapisi avarduma silmalt. Sul aina rohkem küsimusi tekkis, siis huvi aina suurem. Ja tekkisidki küsimused, mis nüüd järgmisena on, et midagi on kindlasti veel, vaata, et kunagi ei lõppe otsa need asjad. Muidu nagu poleks eriti mõtet eladagi. Kui sa juba pisikese augu sealt süsteemist nagu leiad, siis
ja hakkab aina kasvama. jaa. Kui üks asi on nagu, mis seal veel vale, see on nagu loomulik protsess. jah, see ongi, et tuleb sulle nii-öelda potasesse auk ja kui sa ei tee sellega midagi, siis see auk läheb järjest suuremaks ja see on kogu aeg, et uurid järjest rohkem ja see auk läheb järjest suuremaks. ja ka auk, ma arvan, väga huvitav on. ja väga huvitav on siukseid võrdlusi tuua minu arust. on jah? mul tulevad need võrdlused kuidagi, ma ei tea, tükk aega olen rääkinud mingist teemast ja siis järsku hakkavad mingid võrdlused tulema, ise ka ei tea, kust need tulevad. mul on ka niimoodi olnud vahest. huvitav. ma ei tea, kuidas praegu jääb, aga tundub, et jääb hästi. vahest on mingi katkendlik asi. aga kui keegi räägib ja mingit pikka juttu, et siis oleks mõistlik oma see mikrofon mute'i peale panna, et siis ei tule mingisugused, ma ei tea, krooksud ja muud peeretamised peale. Skype'is ma ei tea, kas saab, aga muidu on ju teistes programmides nii, et saad rääkida nupuga. et hoiad nuppu peal ja siis räägid. jah, see on tegelikult, no, see on kõige parem. Siis ei olegi seda müra. Küll, jah. Nagu raadiosaatja. Ja kunagine Counter-Strike'i mängimine kunagi õpetas palju. Seal oli jah, vajutasid mingit nuppu ja siis rääkisid. Olid ajad. Ja seal tõsine värk. Aga noh, ei tegelikult õpetlik kogemus oli ja mingid oskused ma sain sealt kätte, noh. Tiimis töötamine ja noh, suhtlemine ja see aitas mind omal ajal päris palju. Sain suhtlemisoskused arendada. Eks annab jah kõiki juurde ja igas valdkonnas natuke midagi. Et just igast tähelepanekud ja noh, nagu sa ütlesid, suhtlemisoskus ja tiimitöö. Ja juhtimine. No, ja et ongi mõni läks ise nagu tahtis juhtida, läks ise kuskile, sai kohe, oli kutuna. Nad üritas vastan tiimiga. Lihtsalt see ajadus kiire naudingu järele. Aga mul tuleb pidevalt meelde see tunne, mis tähendas olla liider ja mäletan, ma kaipasin küll seda täiega. Mitte noh, selles mõttes, et ma kohe arvasin, et ma olen kuidagi teisest parem, aga lihtsalt mulle meeldis see energia, see tunne, et ma noh, aitan teistel olla kuidagi suunata teisi. Kõik on nagu efektiivsemad, et terve tiim on nagu osavam. Kui sa juhid, siis sa suurendadki, sa tõmbad nagu potentsiaali välja. Tegelikult on küll, jah. Isegi näiteks raadiosaadet tehes on nii-öelda see saatejuht hoiab seda nii-öelda energiat üleval, hoiab seda saadet käimas. Nii et jah, Madis. See on oluline. Juhi nüüd saadet. Eks see tuleb, ajaga tuleb kõik, et kui tahe on, siis on kõik võimalik. Ja ma täiega unistan juba väga juhtimist. Aga kui olin selle kuivastusel, siis ma mõistsin, et kõik ongi tõesti võimalik. Et see, mis koolides õpetatakse, et 3 päeva pole vett saanud organismis, suled ära. See on täiesti ajuvaba. Kõik ongi päris võimalik. See lihtsalt meid on ära ilmutatud juba alates sünnist peale, kui me sünnime. Lüüakse meile vastu tagumikku, topitakse vägisi riidesse, kaalutakse, mõõdetakse, süstitakse. Ja me lihtsalt, nii mul terve elu, kuni siis ootame lõpuks julgeks hakata. See ongi tegelikult, tänapäeva tavaline sünnitus ongi tegelikult traumakamber, ütleme niimoodi. Oled seal päris pikka aega tehisvalguse käes ja sa oledki, sa ei ole nagu julge vaata. Kunagi sa hakkad mõtlema ja siis hakkadki oma otsuseid tegema, hakkad oma elu elama ja siis mõtled, et kus see varem on olnud.
jah. Ja see on ka, ma just täna või ükspäev mõtlesin, et kuidas saab nagu ilma kõigeta olla, ilma veeta, ilma söögita. Ja noh, nagu sinagi olid, ma ei tea, 5 päeva olid ilma kõigeta. Ja siis ma mõtlesin, et kus see tavaühiskonna arvamus on tulnud, et 3 päeva oled ilma joogita, siis sured ära. Ja siis mõtlesingi, et see on ju loomulik, et kui su 3 päeva liha annus on sul soolestikus, roiskub seal, siis on loomulik, et see tababki su ära. Kui sul ei ole midagi sees, siis ei juhtu midagi. Jah, just. See ongi tavatoitujate järgi pandud see. Nad on nii kuivanud ka seest. Kuivikud. Aga tegelikult ongi, tavatoit on see, mis kuivatab organismi. Ja ta kuivatab su lõpuks nii ära, et sul ei olegi üldse vett enam käes ja sul ei olegi, kehal ei ole midagi enam teha. Sa ei saa hakkama, sest sa ise oled inimeste poolt loodud jama endale sisse toppinud ja see pole looduse poolt niimoodi määratud. Et kui sa lased loodusel kõike teha, nagu ta teeb, siis on kõik korras, aga kui sa tuleb mingisugune paks tädi ja hakkab sind õpetama, siis niimoodi sa ei ela väga kaua. Ise sa oled enda õpetaja tegelikult. Selles alguses sa katsetadki piire nende erinevate paastude asjadega, et sa nagu iga kord viid selle piiri nagu natuke kaugemale. Ja siis mul oli ka see huvitav, et oli juba 5. päev. Esimene 2. päev oli küll hästi mitte jube ei olnud, aga peha valutus ja ei olnud eriti hea. Ja kui jalgadele püsti tõusid, siis kuidagi jalad täiega olid nõrgad. Aga siis, kui ma 5. päev olin, ma käisin linnas lausa, siis ma mõtlesin, hoppikene, täpselt siuke tunne, nagu ma ei olekski paastul. Et see on nii loomulik tunne oli see. See on veel parem kui, palju kergem kui veepaast. Ja isegi parem kui mahlapaast isegi. Et selles mõttes, et ta oli nii loomulik tunne, nagu ma oleks kunagi olnud sellises seisus. Ma oleks kõige seletada seda. Hästi huvitav. Eks ma võib-olla kunagi olengi olnud sellises seisus. Kuskil hõljunud. Oleme teised planeerilt ilmselt. Äkki ka, kus ei söödega. Ma olen juba pikka aega teadnud, et ma ei ole normaalne. Sama siin, jah. Inimene üldse ongi tegelikult, ta on nii teistest loomadest ja sellest süsteemist vaata. See maa on nagu mingi õppekeskus, kus ongi need mingid ellujäämisreeglid, vaata, et peaks nõrgemaid ja tugevam jääb ellu. See on niisugune süsteem ja see uus teadus, mis kogu aeg aina laieneb, milliseks inimesed hakkavad uuesti muutuma või avastavad oma selleks, mis varem oli. See on nagu midagi ebamaist. Nagu mingi mälestus hakkaks tagasi tulema. Jah. Vahest ongi nii, et sa oled kuskil tipus, aga samas sa ei õpi nagu midagi ja selleks on vaja põhjas ära käia. Ja siis koged nii paljut ja siis pärast, kui sa oled jälle tipus, siis mõtled, et nüüd ma olen nagu hoopis teine. No ma mäletan ka oma põhja. Päris korralik muda auk oli. See on nii huvitav lause, et kui oled põhja jõudnud, siis rohkem põhja ei saagi, et siis läheb ainult ülesest poole jälle. Et see kuidagi motiveeris. Ja kui ma depressioonis mäletan, siis mul tekkis depressioonist nagu selline arvamus, et öeldakse tavaliselt inimeste kohta, kellel on nagu närvid nõrgad ja nad jäävad tihti depressiooni või midagi. Et need on nõrgad inimesed. Aga tegelikult minu meelest just vastupidi, et nõrk on see, kes lõpuks läheb ja poob üles ennast ja ei tegele endaga. Aga see inimene, kes on olnud sügavas depressioonis ja sellest välja tulnud ja veel välja tulnud nagu niimoodi, et see ei ole, öeldakse, et närvisüsteem ei kunagi ei parane. Seda ei ole võimalik kunagi taastada. Seda mulle räägiti kogu aeg, arstid ja kõik rääkisid seda. Et sa pead eluaeg tabletti sööma, et seda ei ole võimalik taastada. Ma ei uskunud seda. Et rakud uuenevad iga päev, et mis on närvisüsteemis juba on. ja siis, kui ma lõpuks need tabletid nurka viskasin, ma mäletan, siis minu meelest sellest päevast peale hakkasingi täiesti uuenema. Ja depressioon on lihtsalt ongi, sul on valik, kas sa tahad olla depressioonis või sa ei taha.
et kui sa valid, et sa ei taha, siis teedki kõik selleks, et sa ei olegi. Et seal mingit ravimeid või selliseid asju pole üldse vaja. See ongi nii imelik, ma ei tea, kus maailmas need arstid elavad või vastutus tahetakse inimestelt nagu ära võtta, et kui sul midagi nüüd tekkinud on, et siis sa nagu ei saagi midagi enam teha. See ongi kõik. Kõige naljakam on veel see, et see on nende ravimite peale kirjutatud, et võivad põhjustada depressiooni või hallutsinatsioone. Mis asja? Ja statistika on ka minu meelest on välja toonud, et enesetappu teevad just need inimesed, kes on rohtude peal ja ravivad oma depressiooni, nemad teevad ikkagi lõpuks enesetapu. Et rohud ikkagi süvendavad. Rohud tekitavadki depressiooni. See ongi siuke kavanasi. Et süsteem ongi niimoodi loodud, et inimesed püsiksid seal seisundis, et oleksid haiged ja depressiivsed. Ma olen alati mõelnud, et mis need ravimite kõrvalmõjud on, et kas need on ikka kõrvalmõjud, et äkki nad ongi just nagu mõjud, et ilmselgelt. Ja nimelik termin. Nii laheda õhtu tegime, et võtsime kõik ravimikapist, võtsime ravimid ja infolehed hakkasime lugema. Sa ei kujuta ette, kus see nalja või? See ikka selliseid naljakaid asju oli seal kõrvaltoimetena kirjas. Ja need ongi kõik mõjud, see nimed, et nimetataksegi neid kõrvalmõjudeks. Nagu on, ma ei tea. Nii saab ju inimesed ära petta, et näe kõrvalmõjud, aga kui nagu, pannakse nii-öelda mõjudena kirja, siis inimene hakkab mõtlema, et oota, mida ma nüüd siin võtan, aga kui on kõrvalmõju, siis äkki tuleb. No see on nagu tekitab siis mulje, et see on mingi hästi haruldane ja ei pruugi juhtuda. Valuvaigisti kõrvalmõju on surm ja see on infot seal kirjas. No palju õnne siis. Jube. Okei, see kahtle. Mis sa ütlesid, Madis? See on kahtlane. On küll. Ja kui see ei pane mõtlema, et siis ma ei tea, noh. Aga tegelikult on loogiline, valu vaigisti on surm. No siis, kui sured ära, siis ei tunne enam valu. Hea tähelepanu. Valu, ta viib sind sellest maailmast minema, sest sa oled põgeneda. Urud ennast alla. Mõnikord on juba nendes sõnades päris palju tõde see, et kuidas need sõnad on kirjutatud. See keeles on nagu nii palju vihjeid tegelikult, kui hakata mõtlema. On küll, jah. Eriti just inglise keeles. See vene keeles on ka, et rabotnik on töötaja, aga vene keeles ori on mingi algab sama tüvega. Rabo on ori. Rabotnik on töötaja. Ma just vaatasin ka seda sama asja. Vaatasin sealt Google Translate'ist. See on huvitav ju. Kuidagi nagu nii ilmselge on. Orjatöö. Ja eks paljud mõtlevad ka, et no nüüd peab jälle orjama minema, vaata. No ise räägivad ka niimoodi. Siis mõtlevad, see on normaalne. Sa lähed, mina lähen ja või ma läheme. See ongi normaalne. Ja isegi tehakse nalja veel sellega, et... Jah. Oleme orjad. Ole haitme. Pohmakas on jälle naljakas. Peeru hait. Kõik tehakse naljakaks. Madis hääl tundub nagu ta oleks purjus. Ma räägin, et Madis su hääl tundub nagu sa oleksid joonud. No ei tea, rääkisin pohmakast, äkki siis muud. Väike klõmakas sisse enne kõnet. Siis jutt jookseb padusamad. Natuke oli julgust vaja. 100 grammi, jah. See oli raudselt Madis. Oh shit. Madis peerdas vist, jah? Vilinal. Häire. Nagu rong. Ja ka jah, siuksed arutelud on väga mõnusad. Kaifi. Jaa. Just see, kui pole mingit teksti ees ja sa saad olla sina ise. Just. Et sa ei ole nii-öelda võlts. Sest ma olen tähele pannud, kui ma olen neid videosid kunagi hakkasin tegema eesti keeles,
ja kui ma lugesin maha, siis see oli kuidagi hoopis teistsugune ja kui ma nagu ise hakkasin rääkima, siis oli nagu elu oli sees seal jutus. Kuidagi sa toetad iseendale, sa ei toeta mingile tekstile. Jah. Samas need professionaalsed kõnepidajad, nad küll valmistavad ette, aga nad oskavad niimoodi teha, et see tunduks spontaanne täiesti. Nad toovad siin elu sisse. Jah. Väga paljudel on just nagu slaidishow'd, mis tuletavad neile meelde, mida nad nagu rääkida tahavad. Et neil on juba mingid pildid ja siis nad teavad, see teema, et sellest mul on seda rääkida. Mis nad räägivad ja nad nii-öelda voolavad koos sellega. Näiteks David Icke, kui tal, ma ei tea, kas ta peab neid iga aasta Wembley Arenal neid loenguid, mis kestavad, ma ei tea, terve päev vist või? Aga igal juhul 4 tundi päev järjest ja just slaidishow on see, mis ta nagu tee peal hoiab. Mõtlesin, need on abivahendid, ettevalmistus ja mingid siuksed punktid aitavad ikka. Seega mul on samamoodi, mul on palju teemasid, mille alusel ma suudan nagu rääkida hästi pikalt ja laialt kõik ära seletada. Aga kui ei ole nagu eriti teadmisi mingist valdkonnast, oled lugenud küll mingi artikli läbi, aga seal ei ole midagi sul nagu rääkida väga, sest sa pole seda asja uurinud, pole seda asja kasvatanud. Ma nägin mingit videot kunagi, kus näitasid peale kas maavärinat või tormi või ma ei mäleta. Oli see, kuidas metsaalune nagu maapind hingas. Niimoodi sammal ja kõik tõesti nagu maa hingas täielikult. See oli nii huvitav. Täpselt siuke tunne nagu tõesti nagu maakera on elus ja ta hingab vahest niimoodi. Ja üks inimene filmis seda. See päris palju vaatamisi oli seda. See oli nii huvitav seda videot vaadata. Ma ise minu meelest ma olen ka, kui ma kunagi metsas käisin, oli ka nagu mulje nagu ma korrasin mustikaid või ma ei mäletagi midagi. Siuke tunne nagu maapind tõuseks korraks ja siis jälle läheks nagu tagasi ja jälle tõuseb ja siis ma mõtlesin, ma kujutan ette seda. Aga tegelikult maakera hingabki niimoodi. Päris lahe. Väiksed puud kõik niimoodi taimest liigustel. Minu meelest on nii palju neid karjamaasid ja mis on nagu, need karjamaad ongi tehtud ju niimoodi, et mets on maha võetud sellepärast, et sööta neid lehmi ja sigu siis ja siis pärast meie siis sööme neid lehmi ja sigu, onju. Et see nagu, see on nii mõttetu raiskamine. See liha nagu nii inimesel ei ole nagu kasulik, et miks nagu võiks olla tõesti nii, et see karjamaad võiks tagasi kõik metsad peale istutada. Siis oleks see Eesti jälle nagu metsariik. Nüüd ta aina vähemaks jääb seda metsa peal. Istutame puud sinna karjamaale. Jah, pitäis. Loomad ja hakkab lapsed. Hakkasid puu otsa ronima. No üks asi on see, kui sul on kodune loomapidamine, et sul on lehmad ja kiitses, sul ei lähe nii palju, nii suurt seda karjamaad vaja. Aga teine asi on see, kui see tööstuslikult on, see on tohutud hektareid, mis on tühjad lihtsalt sellepärast, et toita neid lehmi. Et see kodune loomapidamine, see on täitsa okei, onju. Aga see tööstuslik on küll, jah. Hävitab päris palju. Hävitab inimesi, hävitab loodust, kõike. Hakkab teadmine tekkima äkki. See on äge. Ja. Suveajal grillimine on ju nii moeasi praegu, et õlu ja grill ja suvi otsa mul ei tehta, kui grillitakse. Vähemalt mul ema juures on grillimaadi. Igivana traditsioon. Nad teavad kohe millestki ilma, kui grillida ei saa. Samas kogenud, et midagi juhtu, vaata, me küll nagu ei tunne kurdust, vaata. Midagi nagu, tegelikult ei olegi nagu midagi, aga inimene, ta ei teadusta seda. Näiteks mina kasvasin niimoodi üles, et meil ei olnud küll siukest asja nagu grillimist. Absoluutselt ei olnud. See on nüüd, kus me oleme suuremad, nüüd on see moevärk üle võetud.
väiksena. Mul oli väiksena küll. See oli perega käisin küll. Küll metsa juures ja. No selline asi jah vahest ikka oli, et tegime lõkkes küpsekartuleid ja niimoodi. Aga me mingit väga vorsti või sellist lubada ei saanud ja siis me olime nii hea meel, kui me saime selle küpsekartuli ära süüa. Mis tegelikult ei maitsenud üldse nii hästi. Parema. Ja head mälestused, jah. Selle pärast süüaksegi me seda grilli toitu. Pere on koos, vaata, see on nagu põhiline väärtus. Inimesed saavad natukenegi tunda seda ühendust teiste inimestega. Ma olen ka seda tundnud, et samas kui hakkad sööma, siis ja oled nagu, nii nagu kõik teised, siis on ka teistmoodi nagu imelik tunne, kui sa juba oled teadvustanud seda asja. Nagu, kahtlane tunne, nagu oleksid mingis programmis kinni. Hakkad nagu hullud eriti tähele panema, vaata, ennast ja kõike seda, mida sa tajud ja mis tunded tulevad ja kuidas teised söövad ja siis hullult võimendub. Oli imelik. Ongi ennast, jah. Tead isu. Jah. Siis muidugi on pissi, aga. Indrek läks pissile juba või? Mida? Läks küll vist, jah. Ütles, et läks. Ütles, et läks. Tegelikult teeb salakuulamist praegu, kui me hakkame teda taga rääkima. Ei ole, ta ei valeta kunagi. Usume. Ma ei taha teadagi, mis ta teeb. Ta joob seda. Okei. Ta joob pissi ära. No siis läheb varsti uuesti. Aga mõtle, kui äge see on nagu selline toiduring kohe. Et inimesi, kes on elanud seal 30 päeva pissiva aastat teinud ja joovad selle ära ja siis pissivad uuesti välja, joovad jälle ära ja see on niisugune ring käib nagu. Päris huvitav. Indrek kunagi ütles nii laheda lause, et kui peaks tulema mingi katastroof või mingisugune probleem, siis temal ei ole kunagi seda hirmu, et tal süüa ei ole. Et selles mõttes, et oma selle nektari peal elab päris kaua ära. Mõni on vist lausa ligi aasta elanud niimoodi. Päris huvitav. Tegelikult on meile juba toit juba on kõik, meil on kaasa antud kõik juba, me ei pea üldse välist tegelikult niimoodi väga tarbima. Kõik see päike, vesi, piis, kõik on olemas tegelikult. Ei pea tegelikult üldse juurde sööma midagi. Aga söömine jälle siuke mõnus tegevus on ju. No jah, mulle meeldib ka niimoodi mõelda, et aga see ei ole päris kerge tee sinna jõuda. Jaa. Käisid pisile? Käisid pisile? Okei. Ei, me rääkisime, kuidas oma pissi on. Et kuidas see pissi joomine on nii huvitav, et meil on nagu kõik kaasa antud, vaata, et taaskasutus käib kogu aeg, et siuke ring, nii lahe minu. Ja kõik on sinust täiuslik. Kuigi tegelikult see tahke osa, mis sinust välja tuleb, see ongi ainult ju seedunud puuvili, see ei ole nagu, oleneb muidu, mida sa söönud oled, eks ole. Et kui sa saad ainult seda puhast kraami, siis see on tõesti ainult puuvili. Et see, kui see läheb loodusesse tagasi, siis saad selle uue puuvilja, mida süüa, on ju. Sest tegelikult see on ikka tõesti, see ei ole üldse nagu halb maitse. See on tõesti huvitav. Kui sa oled puhtalt toidus, on nagu vesi. Nagu kookosevesi, sa oled ka nagu kookosevesi. Ma ei ole küll kunagi kookosevesi olnud, aga ju ma olen maitse saanud oma pissina. Ma siis kuulavad üldse asja. Sa oled joonud küll oma pissi, on ju? Sa oled joonud küll oma pissi, ju? Jaa. Kus oli siis? No ta on üsna veemoodi. See ju, kui sa sööd toortoitu, siis see on nii lahendatud kujul, et seal ei olegi midagi muud maitset.
kuigi iga kord on ikka natuke erinev küll. Mul vanemal oli veresoone põletik eelmine suvi ja ta käis kogu aeg arstide vahet ja virises ja vingus kogu aeg ja võttis mingeid rohtusid ja siis ma ütlesin talle, et pissi, pane see uriinilapendus sinna laua peale, jala peale nagu seo kinni ja siis vahel nagu vahetas seda, et ravi nagu uriiniga ennast. See sai nii pahaseks mu peale, et kus su vanaema oli, et sa ravid oma vanaema kusega, kuigi ise kunagi soovitas mulle lapsena ka vaata seda, kui mul erilane nõelas silma alt. Et ma olen ikka arstiabi välja teeninud ja ma olen nii vana inimene, ma ikka nõuan arstiabi ja niimoodi, ma ütlesin, eks sa nõua siis edasi. Et see on see, et kuidagi nagu nii uhkuse pihta läks, nii uhkuse pihta hakkas see näitas ka seda, et ta peab ennast tegelikult rõvedaks, sest tema jaoks pitsi kraavimine oli rõve. Et eks kohe ütleb ära inimese kohta, kuidas ta endast arvab. See on äri ja rahaga ka nüüd. No eks sellepärast ka, et inimene ei tee ju midagi selleks, et probleem lahenduse saaks. Ta lükkab midagi edasi ja tervise seisukord läheb järjest halvemaks. Eks need toksiinid, mida ravimid ise toovad kehasse, see on juba lisakoorem. Mis see võib oma endaga kaasa tuua, seda me ei tea. See on lihtsalt ulme, see on nii palju on neid kemikaale. Võib-olla näeme alles, ma ei tea, paar järgmist põlvkonda edasi, et mis see kõik muudab inimest. Kui ma selle haiglas olin, siis vaata, mul tehti kas analüüsid ja mul tehti pissiproovi analüüs tehti ka. Ja üks huvitav lause oli, et uriinis bakterid puudusid. Ei tea, mis see tähendab siis, et mul ei ole bakterid uriinis või mingit haigust või ei tähenda siis, et mul ei ole haigust. No hea. Ja ei ole infektsiooni, jah? Te ei leidnud seda mingi, see on, et eriti vahet ei ole, aga sul võib olla midagi juttu sellest. Aga nad... No hea teada, et mul ei ole. No et sa rahulikult südamega edasi elab. Jah. Siin ei ole ära vallutatud. Jah. No juba enda liikumisest, enda ainevahetusest. See on nagu looduses on seda midagi peab. Mitte nagu inimene ei eralda mürke, vaid me filtreerime neid mürke, mis meie kehasse tulevad. Lihtsalt mitte meie ei ole mürk, et ma arvan, et me ei eraldaks küll mingeid mürke, kui me ei elaks mürgises keskkonnas. No jah, ma ei tea, kas sellist on praegu siin maal, aga... Loodus on kindlasti selline koht, kus on palju puid, siis puud juba teevad seda, et puhastavad meie jaoks seda õhku. See on nii huvitav, kuidas puudel näiteks on oma energia väljad, oma aurad sellised. Näiteks piilakal on päris laialt see energiaväli. Ja kuidas need puud erinevalt mõjuvad inimestele. Et iga asi on ikkagi seotud, kõik teevad nagu mingisugust koostööd maa peal. Ja üldiselt on kõik ikkagi nagu inimese hüvanguks ka. Kui inimene oskab nagu olla tänulik ja hinnata seda, et miks ikkagi see loodus on, siis kõik see loodus annab talle puud, ma ei tea, kõik kaunist energiat saad. Ja minu meelest on see nii ilus, kui igale inimesele näiteks üks suur puu, mille juurde minna näiteks kurtma või panna selgu vastu ja tunned kohe, kuidas energia sinusse voolab. Ja näiteks ravimtaimedega on ka niimoodi, et kui sa lähed ikkagi ravimtaimi korjama ja sa lihtsalt nagu krabad neid seal ja sa ei räägi nendega või sa ei hoiata neid ette, mille jaoks teda vaja on, siis ta võib lausa mürgiseks muutuda sinu jaoks, ta kaitseb ennast. Ta näeb, et see inimene ei ole ära teeninud seda taime, tal on, ma ei tea, halb energia või ta on vihane või mis iganes. Ta lihtsalt ei anna inimesele
et selles peab ikka olema see tänutunne ja see teadlikkus ikkagi. See on nagu see kuuskeeliga, vaata, mis ma rääkisin sulle, kui ma kuusekki istutasin. see on tegelikult täiesti õige, kuidas tegelikult, see on nii huvitav, kuidas see kuusk on tegelikult päris suur juba võib-olla, aga tuleb nii kergelt maast välja lihtsalt tõmbamisega, kui ta tahab tulla sinu juurde. See on hästi huvitav. Ma olen natuke võimane ähinud. jah. Täna kui läksin poolis, kuulsin, kuidas lihased laulsid juba. Päris lahe. Kevad tuleb. Kuss olete seda? Saaksid teaste peale mõtlema. Ma mõtlen järgmiste tegude peale praegu. Et mida ma nüüd ette võtan. See on siuke boonus, jah. Et endale tervisele ja ka, see on huvitav siuke ala, millega tegelikult õppida tundma taimemaailma. Ja võib-olla, ma ei tea, saab teistele ka pakutada. Üldse see on nagu elu tähistamine ja elu ülistamine niimoodi. Isegi see, kuidas sa ehitad oma maja või see, kus sa nagu elad. See on kõik see, et see ümber on ainult elu kogu aeg. Et me elame mingi surnud karpides tegelikult, kus on tohutult neelavad energiat ja ainuke viis, kuidas siia nendesse karpidesse elu tuua ongi need toataimed. Muidu läheks väga kurvaks. Täisnurgad igasugused. Looduses on kõik ju ümar. Vaata isegi puulehti ja... No võib-olla maja püsib koos täisnurgad, ma ei tea. Ei ole, see on lihtsalt moevärk. See on... Arhitektid on välja mõelnud, kuidas on kõige lihtsam ehitada kiiresti ja maru lihtne on tegelikult, kui sa ostad poest endale, ma ei tea, 2x2 suuruses plokid ja laod sellest endale sellise elamise, siis paned selle fenoplasti vahele igale poole ja higistad selles ilusas onnis. Jube, hingad on kiirus. No see normaalne ei ole, jah. See on nii naljakas. Ikka on valiku küsimus. Teeme, mis tahame. Valiku küsimus. Kõike, mis tahad. Mõnele meeldivad sellised piirid. Mõnele meeldivad, ma ei tea, midagi muud. Samas, kas see ei ole niimoodi, et lõpuks nagu senikaua, kui sulle meeldivadki sellised, kui sa piirad ennast, siis sulle meeldivadki sellised piirid on ja sa tahadki sellist mugavust enda ümber, siis see ei ole tegelikult päris enda kõrgemas minas tegelikult ju. Ma arvan, et inimesed, kes lõpuks avastavad, et nagu loodus või metsaalune, kõik see on nagu ikkagi see nagu sünnikoht või see, kus tegelikult inimese loomulik instinkt nagu oleks, et siis ta võib-olla on äkki ka oma kõrgema mina leidnud, aga ma ka ei tea. Ma arvan lihtsalt nii. Jah, selleks peabki proovima. Muidugi kõigil läheb oma aeg ja mõni võib-olla ei tahagi sinna metsa tõesti minna kunagi. Ja siis ma arvan, et siis ta ei saa ka seda päris sellist täiuslikust, et siis nagu midagi ikkagi on puudu või nii. Mina mõtlen nii, et rohkem, et looduses ma ilmselt saaksin tervislikumat elu, aga samas rahus ma võin olla igal pool ka nagu oleneb, mida ma teen seal toas või kõik on meil endis olemas, aga lihtsalt ma arvan, kehale meeldiks loodus parem olla ja see oleks mul tervisele kasulikum. See on rohkem selle. Jah, kehale kindlasti meeldib, jah. Samas mul selle loodusel tohutult palju õpetab. Vaatad kas või sipelgaid või kõik milliseid loomi või linde. Kuidagi nad õpetavad, et kuidas see elu tegelikult elama peaks ja kuidas üldse nagu inimesed teevad oma elu nii keeruliseks, nii raskeks. Tegelikult kõik on nii lihtne. Loomad ja linnud ei muretse väga. Nad ei muretse üldse. Nad ka talvel, nad pastuvad, nad teavad, et talvel neil ei ole alati süüa. Neil pole seda võimalust kasutada, et muretseda. Inimesel on võimalus õppida ja
kogeda neid suuremaid väljakutseid ka. Õppida juhtima seda süsteemi, mis neil on antud, et see tööriist ei kontrolliks neid. Mis on tegelikult väga hea tööriist. Võimsaid asju loob. Seda on vaja lihtsalt õppida juhtima. Ma tea, kas te teate seda naist, on ka suur sensitive, mingi Teal Swan või midagi siukest. Tead äkki Indrek või? Tead, jah? Sa tead ka temast elulugu või? Vaata, seal ükskord ta rääkis sellest, kuidas ta kuulus ju mingi ususekti, on ju. Ja siis kuidas tema hooldaja siis või keegi tema järelvaate mingi mees pani ta sinna auku niimoodi kinni, et ta ainult nagu käed olid kinni ja ta seisis niimoodi nagu augus, pea oli väljas siis. Ja ta oli seal tunde niimoodi nagu maa all ja tegelikult siukene asi, kui sa oled sind on väärkoheldud nagu niimoodi aastaid, siis depressioon on täiesti normaalne, et tuleb, eks ole. Ja ta rääkis, kuidas ta leidis nagu selle väljapääsu. Ta leidis niimoodi, et ta hakkas jälgima, kuidas sipeldas seal, põhimõtteliselt tema nina ees seal niimoodi, seal läbi käikude, läbi juurte ja igalt poolt hakkasid nagu ronima ja neil nagu oli oma siukene rada. Nad tegid selle raja siis niimoodi, kuidas oli võimalik teha, et kui miski ei ette, siis läks kõrvalt või alt või pealt või mis iganes. Ja ta hakkas aru saama, et eluga on ka niimoodi, et elu ei ole alati kerge ja vahepeal ongi selliseid aegu, kus sa peadki raskusid ära kannatama, et just selleks, et sa õpiksid midagi. Ja et tegelikult on ka jälle see, et see loodus nagu näitas talle seda. Näitas selle väljapääsu, kuidas ta saaks välja sellest. See on nii huvitav minu meelest. Ükskord oli ajalehes uudis, et üks vihane onu kirjutas ajalehte, et palun võtke nende ööbikutega midagi ette, et öösiti magada ei lasta. Ma hakkasin niimoodi naerma, et täiesti õudne. Mõtlesin, on ikka linna inimene. Ööbikud on nii kauni häälega linnud. Et ööbikud ajavad mind närvi juba iga suvi üks ja sama nali. No aga vaat, kui inimene usub, et ta ajab närvi, siis ajabki. Kui ta hakkab sihib sinna. Ja see asi veel, mis ta ärritab, see on nii loomulik tegelikult tema kõrval, inimese kõrval on loomulik kuulata linnulaulu. Ja see ajab teda nii närvi, see on nii kumaline. See tähendab, et ta lükkab oma seda loomulikult endast välja. Inimene pidi ennast ka närvi. Kõik asjad ajavad närvi. Eks see ongi see, et inimesed panevad vastu millelegi, aga ei ole mõtet panna. Pole veel õppinud seda. Jaa. Vaikuse minutid. Mul tuli üks naine. Ma mõtlesin, Eile siin me oleme. Räägi, see ei ole tähtis. Eile oli ka seda vaikuse teemat päris palju seal. Seal oli see vaikuse minutite koolitaja, kus ta rääkis oma kogemustes, et kuidas lastele mediteerimist õpetada. Ja ta näitasid väga huvitavad videod ka. Ühest klassi, mida oli üsna raske juhtida. Kogu aeg nagu sahmeldasid seal ringi ja nad ei kunagi nagu iseennast kuulata. Ja siis nad hakkasid tegema harjutusi järjepidevalt. Alguses oli raske, aga siis nad nagu tasapisi harjuma ja nii palju muutusi hakkas nende elus juhtuma. Nagu esimest korda paljud õpilased tunnistasid, et nad mõtlesid teadlikult mingit mõtet, mis aitaks neid nagu elus, mis viib neid edasi. Näiteks, et ma olen õnnelik või minu unistus on täitunud või niisuguseid mõtteid. Ja paljud ütlesid, et nagu esimest korda nagu teadlikult mõtlesid, kogu aeg on nagu automaatne olnud. Päris mul oli huvitav, nagu kogu aeg tekib see mõte, et nii lihtne asi, aga kõige tõhusam asi maailmas üldse. Ja kõige olulisem. Ja seda ei õpetata koolides. Aga nüüd tasapisi, osad hakkavad õpetama.
No, et nagu mingi usklik värk, vaata. Asi on selles, et inimesed ei tea, mis see on. See ongi tundmatus ja hirmutab. Aga kui tuua see lähemale neile, näidata reaalselt, et kuidas see neid mõjutab, nad saavad nagu kogemusi kätte. Et see on neile kasulik. Kui inimesed õpivad selle ära, siis kõik muutub lihtsalt, noh, siis ei saa olla enam see maailm. See on tähtsam asi. Et saada aru, et sa ei ole enda need reaktsioonid ja mõtted ja tunded. Lihtsalt vaatleja. No küll nii, jah. Ma mäletan, kui mul kunagi oli tohutu vajadus, ma ei tea, enda sõna maksma panna või ennast tõestada või kui mingi vaidlus oli, ma teismeline oli, siis ma pidin alati peale jääma. Päris jube. Aga see vist kuidagi... See on väga selline, see on nagu tunne, nagu sa suudad ennast paremini selgeks teha, kui sinu sõna jäi peale või siis see tõstab see kuidagi, see tegelikult sinu ego tahab seda, et egol on, see oli huvitav, kui ma olin selle kuiva aastuse peal, siis hakkas ka ego toimetama tegelikult, et ta toimetas niimoodi, et ta ei lasknud nagu, ma oleksin tahtnud nagu olla rohkem täiesti nagu üksinda. Jah, ma olingi nagu üksinda, aga ma mõtlen, et ikkagi ma kolasin seal YouTube'is ja internetis ja lahutasin meelt, ja tegelikult ma oleks võinud ju iseendaga olla. Aga ego nagu ei lasknud olla, ikka tahtsin midagi otsida kuskil, mingit muusikat kuulata, mingit meelelahutust ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et järgmine kord, kui ma jälle teen selle kuivaastu, siis ma tahaks nagu internetist ja telekatist ja sellist asjast täiesti nagu eemal olla. Et kõige parem oleks, kui saaks looduses olla. Et siis oleks päris huvitav kogemus. Sellepärast, et see meelelahutus ja see arvutid ja see internet, see ei lase sul päris selle minani jõuda. Nad takistavad ikkagi. Ja ma siin vaatasin ka, et kõiki tõid mingi huvitavad kogemused, et kogesid huvitavaid emotsioone, jõudsid mingi kõrgema minani. Mul nagu ei olnud sellist asja, mul oli küll väga, väga hästi kaitsel olla niimoodi, aga ma ei tunnetanud, et ma oleks nüüd mingi tohutu restardi saanud. Kuigi ma tunnen küll, et midagi nagu oli, aga mitte nagu sellist väga hämmastavat. Ja ma arvan, et see oligi selle interneti või üldse nagu selle meelelahutuse probleem. See on üks joomine, söömine on omamoodi sõltuvus, eks ole. Aga ja ma suutsin nagu nendest sõltuvust loobuda, aga tegelikult mul jäi ikkagi üks sõltuvus ja see oli istuda arvutis. Et siis peaks, kui sellise kuivaastuda läheb, siis peaks nagu kõigest sellisest loobuma. Vaat siis ma arvan, tuleb ka see hämmastav selline restart või täielik selline ümberkorraldamine, et koged midagi täiesti suurepärast. Et siis ma arvan, on hästi vahva. Ja mulle meeldis ka üks ägedalt, et kui keegi küsib su käest, et sa joo ja söö, kus oma energiat siis saad, eks ole. Ja siis nii tore on öelda seda ausalt, aga ma ise olengi energia. See on nii lahe lause minu meelest. Et miks ma pean seda kuskilt saama, mina olengi energia. See on nii tõsi minu meelest. Kõik meie ümber on energia. See on ilus. Jah. Ilmed nagu teistes energiaga. Jah. Et me oleksime nagu mingid käsnad, kes peavad imema välist energiat kogu aeg, et seda saada. Tegelikult me oleme energia ja me vahetame üksteise vahel kogu aeg energiat. Kogu aeg mingi vahetus, infovahetus niimoodi. Et kõik on energia ja see on minu meelest, see on kuidagi nii julgustav mõelda. Ma olin selle paastu peal, kas ma mõtlesin kogu aeg, et ma olengi energia, et mida ma nagu muresen, et kõik lähebki hästi. Ma olengi vesi, ma olengi söök, ma olengi kõik see. Ma olengi päike ja ma istusin siin pimedas korteris 2 päeva, ma näinud väljagi. Päeval ukse pealt hingasin värsket õhku ainult. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et inimesed, et valgust hoidab ja niimoodi. Aga samas on ju ookeani põhjades täiesti pime, seal elab ka on elu tegelikult. See tähendab seda, et sa oledki energia, et sa oled valgus ise, sa oled vesi ise, toit, kõik sa oled ise. Et sa ei pea seda kuskilt kogu aeg nagu ammutama või imema. Et see oli minu jaoks kuidagi nii huvitav. Ja, kõik on nii kunst.
mina ka mitte. Seda puslet pole küll keegi kokku veel pannud. See on lihtsalt tavaline inimene, kes midagi usub. Nii nagu kõik usuvad. See uskumise jõud on ka see, mis edasi viib ja see, kuidas meie kehad toimetavad. Kui sa tõesti usud, et sa sured ära, siis võidki ära surra niimoodi. Et see, millest sa usud, see sulle ikkagi elus edasi viia. Et see on ka tegelikult täiesti rumal, kui inimene ütleb, et ma ei usu mitte millegisse. Et ta usub inimene millegisse. Ükskõik, mis asi see siis on. Mingi usk on alati millegisse. Madis ei magama? Ei maga midagi. Eks mul on natukene kogemus teise nurga alt veidi siis. Loomulikult. Ma võtan elu suht rahulikult, ma lihtsalt pean kõik võimalikuks, lihtsalt vaatan, mis saab. Mulle meeldigi nagu tavaliselt midagi kindlalt nagu väita või nagu minna kuskile, valida mingi kindel tee. Mulle meeldib olla keskel, vaadata, kaaluda. Tühjuses on kõige rohkem tõde. Seal on kõik olemas, jah. Kõik vastused, kõik variandid. Jaa. Või see õige vili enda, mida on parajal hetkel vaja. Jaa. Eks lõpuks ikka midagi otsustad, et ka selles tühjuses ju ikka otsustad, et mis suuna sa valid või kui sa ainult ühe koha peal seisad ja siis ma ei tea, siis sa ju ei vali midagi. Ja eksperimenteerima peab ikka. Jah. Kinni sellest, kuhu see viib. Sisimused ikka tühi. Ise tunde järgi valid selle õige tee. Ju siis, kui ta ükskõik kuidas see tee siis lõpeb või kuhu ta siis viis, lihtsalt siis sellel hetkel oli see vajalik. Jah. Jah. Usaldad. Sa ei tea kindlalt, kas see nüüd on mingi absoluutne tõde, aga see lihtsalt andurid ütlevad sulle niimoodi, et tuleb õige, et tuleb minna sinna. Minu meelest tõde ei olegi olemas. Tõde on alati see, mida sa praegusel hetkel usud või mida sa näed, see ongi sinu tõde. Ongi ainult sinu tõde. Et see võib järgmisel päeval muutuda täielikult, siis on ta ikkagi jällegi tõde, sinu tõde. Et minu meelest sihukest absoluutselt ühte tõde, et nüüd kõik inimesed järgivad seda ühte tõde, seda ei ole olemas. Minu meelest. Sellepärast, et vaata, ma olin ka seal, kui ma Jehoova tunnistajate organisatsiooni kuulun, siis seal muud ei kuulunud, kui ainult see on tõde ja kogu aeg kõik rääkisid, et tõde ja siis sa usud ka nagu tõde, siis on tõde, on ju. Siis hakkasid nägema, et maailmas on nii palju erinevaid asju, mis on ka õiged ja et miks see on... Võib-olla tõde ongi see, et kõik on õige. No aga ongi. Sa oledki iga päev tõde. Universaalsed asjad on. Sa oledki iga päev tõde. Oma hirmude kõigega. Ükskõik, mis probleem sul on või sa oledki ise enda tõde. Isegi kui sa valetad endale, siis on tõde, et sa valetad endale. See tähendab, et inimene loob ise oma reaalsuse, noh. Ja see ongi, kui tõeks midagi lugeda, siis see ongi üks universaalseid seaduseid, ma arvan, et reaalsus tuleneb vaatlejast. Jah, huvitav. Aga ma arvan, et me kuidagi kokku võtame need jutud nüüd. Selles on palju rohkem potentsiaali, kui seda teistega jagada ka. Seda küll, jah. Nii ta on ju. Minust on tähtis, et alati, et kellegi jaoks oleks arutelus midagi uut, et keegi peab muutuma. Mingi konflikt tuleb esile, et nüüd ta peab üle hüppama milleski. Kui inimesed räägivad lihtsalt seda, mida nad ise kogu aeg usuvad ja teavad, siis ei ole nii võimas kui see, kui mingi piiri ületamine tuleb. Ja kui teistega seda vestlust jagada, siis keegi saabki mingi piiri ületada äkki.
nojah. Davai. Okei. Nii kaua teeme kõva tööd ja liigume unistuste suunas. Siis järgmisel korral räägime, mis me oleme teinud. Mis sammud edasi ja kuhu me liigume. Let's get the fuck out. Jah, järgmise korrani siis. Tšau.